mina sain niimoodi, et seda soovitas mulle mu tolleaegne õppejõud siis, kes nüüd on mu kolleeg. Et kuna ta ise sellel ajal juba töötas, siis ta ütles, et tule käi ka siit läbi. Ja siis see oli mingi asi, mis oli mul tegelikult terve stuudiumi jooksul plaanis. Ja siis, kui see aeg jõudis kätte, sellel ajal oli väga konkreetselt määratletud, mis ajal on võimalik siia praktikale tulla. Siis ma kandideerisin ja õnneks ka sain. Et ma käisin tegelikult praktikal ka 2 advokaadibüroos ja siis ringkonnakohtus. Et aga kõige säravad mälestused on mul Riigikohtu praktikast loomulikult. Mulle eelkõige meeldis see õhkkond kõige rohkem, et siin on tõesti nii sõbralik õhkkond. Sa tuled siia, kõik võtavad sind nagu meeskonna osana, sa teed sisuliselt nõunikutööd, sa suhtled kohtunikega, esimehega, kui seda vajalik on ja teed täpselt samasugust tööd nagu nõunikud. Ja samas on selline hästi mitmekesine, sest mis on kõige toredam selle praktika juures on see, et sa saad selle konkreetse vaidluse toimiku, sa käid selle läbi ja alguses on just see, et mis siit nüüd tuleb, mis on siin need probleempunktid, probleemkohad, kas siin äkki tuntud inimene sees või mis iganes, seda võib juhtuda. Ja siis, kui ühel hetkel tundub, et see asi ei vii kuhugi, et siin ei ole alust menetlemiseks, sa võtad järgmise ja siis järgmise ja niimoodi. Mul oli mõni päev, kus ma võtsin 4 asja, näiteks käisin erinevaid asju läbi, mis oli lihtsalt niisugune, et nii mitmekesine. Ja siis on veel see, et kui sa oled siin praktikal, siis tollel ajal see praktika oli detsembrikuus ja siis meil on hästi toredad viisid, kuidas jõule tähistada siin majas. Et meil on sellised mingid piparkoi küpsetamised ja siis ühine jõulupidu, kus ka siis kõik praktikandid saavad osa võtta ja seal sa eriti tunned, et sa oled osa sellest kollektiivist. Et see tunne, millega sa siin ringi jalutad ja tervitad iga hommik riigikohtunikke ja nõunikke, et see jätab väga, väga hea tunde. Selles mõttes muidugi ma suhtusin sellesse asutusse austusega ja kui ma siia tulin, siis mõtlesin, et see on ikka kõige kõrgem kohus, mis meil siin Eestis on pakkuda, aga mul ei olnud väga aukartust kui sellist ja eelkõige see oli vist sellepärast, et ma tundsin inimesi, kes siin nõunikena töötasid ja lisaks ma olen ka ülikooli kaudu lihtsalt olin juba tuttav mõnede kohtunikega. Nii et selle tõttu ma ei tundnud ka sellist hirmu kogu selle asutuse ees. Ja ma arvan, et seda ei pea ka tundma, sest mõnes mõttes, kui sa siia tuled, siis selline hirmu tundmine, see natukene pärsib seda tulemuslikkust. Et võib-olla sa ei julge alati minna küsima uut asja, et kui sul üks asi antakse, et okei, ma siis istun selle otsas siin nädal aega, kuigi tegelikult sa võiksid kogu aeg minna, küsida juurde. Ja ütleme, kui sa oled nõupidamistel, siis ütle kohe välja, kui sa on mingisugune arvamus mingisuguse õigusliku küsimuse kohta, sest tegelikult nõunikud ja kohtunikud väga ootavad seda, praktikandid ütlevad ka, mis nad arvavad. Sest olgem ausad, ega siin maja sees meil ei ole enamus küsimustele selgeid vastuseid. Et küsimus on alati mingites arvamustes ja nende põhjendamises ja argumentide otsimises. Et selles mõttes see kartus ei ole see õige emotsioon, millega siia tulla, vaid pigem on see, et mul on põnev ja ma tahan saada niisuguse mitmekesise kogemuse sellest kõrgemast kohtust. Eelkõige tuleks mõelda sellele, et kui tudeng on seal koolipingis, siis see, mis me saame sealt, on väga teoreetiline. Et meile küll laotakse selline ilus baas õiguslikult, aga praktikas meil ei ole tegelikult aimu, kuidas see asi toimib. Ja kui sa tuled siia, siis selle antakse ette see kohtutoimik, mis on alates esimesest menetlusdokumendist kuni viimaseni välja. Läbi maakohtu, ringkonnakohtu, mõnikord on seal veel maakohtusse saadetud ja nii edasi. Seal on kõik tõendid, mingid protsessuaalsed otsused, kuidas kohtunik millelegi reageerib, kuidas advokaadid käituvad ja seda sa kõike näed sealt. Ja see ongi see, kus sa saad õppida, kuidas asi tegelikult elus käib. Nii et sõltumata sellest, kas see tuleb pärast siia nõunikuna tööle või tahad sa minna kohtunikuks või tahad sa minna advokaadibüroosse, igal juhul sul on vaja teada mingisugust praktilisi lähteandmeid, et kuidas ma hakkan nüüd toimetama selles tegelikkuses, kuhu ma olen sattunud.
ja minul oli see õnn või niisugune hea kogemus, et enne kui ma siia tulin tööle, ma töötasin advokaadibüroos pool aastat ja minu üllatus, kui ma läksin sinna ja ma sain aru tegelikult, et advokaadid ja üldse juristid ei tea, kuidas Riigikohus sees toimub. siis mul küsiti, et oota, aga kuidas neid otsuseid siis tehakse, et kuidas otsustatakse seda, mida menetlusse võtta või kuidas peaks üldse kassatsioonkaebust koostama niimoodi, et see läbi läheks. Ja siis mul on nagu küsimus, et oota, aga sa ei teagi või? Aga tegelikult see ongi see, et see on niisugune saladus või niisugune müstikaga ümbritsetud on see Riigikohus, aga tegelikult seal ei ole midagi müstilist, nagu tule ja vaata, kuidas see asi toimib ja siis sa saad pärast seda praktikas kasutada. Sest et see on väga väärt teadmine, kuidas koostada korralikku kassatsioonkaebust või millal on üldse mõtet koostada kassatsioonkaebust, et mõnikord ei ole seal lihtsalt probleemi, millest kirjutada. Minu jaoks on oluline see, et tullakse ja lennatakse peale sellele asjale. See on nagu nii oluline, et ei maksa mõelda seda, et see Riigikohus on mingisugune selline, ongi müstiline auraga ja ta on seal kõrgel kuskil Olümpose mäel, nagu me ise vahepeal mõtleme. Et ta ei ole ta on siin samas, et kui sa oled tudeng, sa õpid Tartu Ülikoolis, siis tule Toomemäele ja siis vaatame, kuidas need asjad käivad. Võib-olla sa leiad, et siin ongi see töö, mida sa tahad teha. Sest et mina ka tundsin näiteks advokaadibüroos, ma tundsin, et see kõik on väga tore, ka sealne kollektiiv oli väga hea. Aga lihtsalt ma tundsin, et see iseloomult, see töö ei ole see, mida ma tahaksin teha, sest et vahet ei ole, kas sa oled advokaadibüroos või oled sa prokuratuuris, sa alati sulle öeldakse ära, kuhu sa pead jõudma oma tulemus, kelle poolt sa pead niimoodi argumenteerima, aga siin on see, et sa lihtsalt võtad selle asja ette ja otsid, et mis on õige, mis on nagu kõige õigem vastus kogu sellele probleemile. Ja see on see, mis mind köidab selle töö juures. Ma ei saa öelda, et absoluutselt iga kaasus on meeletult täis huvitavaid probleeme või silm kogu aeg särab. Et muidugi on selliseid kaasusi, kus sa näed, et sa ei saa aru, miks inimesed on tulnud või miks vandeadvokaat on kirjutanud kokku sellise kaebuse, kui ta tegelikult teab, et siin ju mingit idu ei ole kui sellist. Aga siis sa kiirelt liigud edasi ja siis jõuad selle asjani, mis sind tegelikult väga huvitab. Meil just viimasel ajal on sattunud juurde mingisuguseid selliseid probleeme, mis tänapäeval tulevad sotsiaalmeediast, üldse digitehingud, igasugused see maailm on toonud meile selliseid nagu uusi õiguslikke probleeme, mille ma vaatan seaduse tähte ja seal lihtsalt ei ole vastust ja seal ei ole isegi seda regulatsiooni, mida oleks vaja. Aga see ei tähenda, et me ei peaks neid küsimusi lahendama. Et need on just need momendid, kus sa mõnikord tajud ära, kus sa kaebust loed, et sellega ma tahaks järgmised pool aastat järjest töötada. Et nende momentide nimel siin iga päev tegutsetaksegi. Minul on olnud praktikante, keda ma olen juhendanud ja kes on leidnud väga suuri õiguslikke probleeme, mida me pärast oleme veel aasta aega hiljem siin omavahel arutanud ja veel kolleegiumi täiskoosseisus neid selgeks teinud. Sa võid leida ka siit ka näiteks oma doktoritöö teema, kus sa seda, sest et ma ütlen, siin tõesti tuleb väga uuenduslikke probleeme välja kohtupraktikast. Et see on ka võimalus, et sa võidki minna teadust tegema ja siis miks mitte saada oma doktoride alge just siit. Praktikandil võib olla väga suur roll kogu mõne suure õigusliku probleemi lahendamises.